Saadet toetab kostüümilaenutus. Tere tulemast vaatama Reali TV 21. saadet. Kooli sünnipäevanädalal toimus esmaspäeval trepikontsert, kus esines ka Inglismaa bänd Superheroes. Pärast seda algas linnajooks, kust võtsid osa ka teiste koolide tublid sportlased. Ei suuda silmaga järjekorda tehagi, kes on kes, aga lõpukohtunik paneb numbrid ilusti järjekorda ja kindlasti saame me lõppjärjekorra täpselt teada. Teisipäeval, 24. aprillil kogunesid kooli staadionile igast klassist üks poiss ja üks tüdruk, et ära joosta ABC MRT jooks. Me oleme täna tulnud siia Seminari tänava lõppu külla kostüümilaenutusele, mis on Rakveres tegutsenud juba 3 nädalat, et teada saada, mida kostüümilaenutus pakub ja mida arvab kostüümilaenutuse omanik Reelika Lõhmus ise asjast. Kostüümilaenutuse omaniku Reelika Lõhmuse sõnul on siin üle 200 kostüümi, mille hulgas siis on jääneesed, hiired, tiigrid, siin on taksikoer, siis on muidugi printsessid ja siin on indiaanlase kostüümid, parukad, igasuguseid, millist aga soovid. Siin on sellised vägevad ja läikivad, midagi sellist hardcore'i.
kas kostüümide laenutamine on ainuke funktsioon siin poel või on midagi muud ka? Õmblusteenused ka, et lukkude parandus, pükste lühemaks tegemine, kardinate õmblus. Et mis on laenutuse hinnad või kui kallis see kõige kallim kostüüm on? Laenutuse hinnad on 1 eurost 6 euroni ja me oleme avatud teisipäevast reedeni kella 10-st 6-ni ja laupäeval oleme avatud kella 10-st 3-ni ja suletud oleme esmaspäeval ja pühapäeval. Ja nüüd on siis selge, kuhu peab tulema, kui on vaja kostüüme või kui on vaja mingeid väikeseid õmblustöid teha. Ja infot saab telefonil, mis on siin ja ka Facebooki leht töötab, kus saab siis küsida ükskõik mida ja kus on ka üleval kostüümide pildid, et oleks lihtsam valida. Soovime palju edu kostüümilaenutusele ja kohtume järgmisel korral. Teisel mail toimus kooliaatrumis moeturg, kus meie enda ja ka teiste koolide noored ise tehtud või kasutatud asju müüsid. Oleme Rakvere Reaalgümnaasiumis, kell on 5 läbi ja mis siin toimub? Praegu on siis toimumas Rakvere Reaalgümnaasiumi moeturg. See on siis mõeldud õpilastele, et nad saaksid tulla enda riideid ning ehteid müüma. Kõik, mis on kodus järgi jäänud või lihtsalt ei sobi, et uut garderoobi vahetada. Ja siin saab veel lisaks poodlemisele juuksuri juurde tulla, kes siis professionaalselt 2 juuksurit on siin, kes teevad erinevaid patse ning saab küsida erinevaid nippe. Ning samuti on kohal ka jumestaja, kellel saab uusi meigitrende küsida. Palju on müüjaid? Müüjaid on 9-8 ringis, jah 8 vist täpsemalt öeldes. Kas müüjaid on ainult Rakvere Reaalgümnaasiumist? Peale Rakvere Reaalgümnaasiumi õpilaste on ka kohal Rakvere Eragümnaasiumi ning Rakvere gümnaasiumi õpilased. Ma saan aru, et sa ise korraldad seda ja sa oled ise ka müüja. Kuidas sul täna läinud on? Ütleme nii, et paar esemet olen juba ära müünud, aga õhtu on noor, nii et ma usun, et siin tuleb veel palju kliente. Kas sa arvad, et su äri on täna edukas? Ma loodan, et on. Kas sa arvad, et sellised üritused on kasulikud? Ja ma arvan küll, ma loodan, et inimesed saavad ka motivatsiooni, et sellistel turgudel ja täigadel ja üritustelt osa võtta. Aitäh vaatamast! Kohtume juba järgmisel nädalal.